Täna leiame ringi sektori pindala. Me teame, et ringisektor on osa ringist, mis jääb kahe raadiuse vahele. Ja püüame siis leida selle sektori pindala. Siin on oluline vaadata, kas keskrõrk on antud kraadides või radiaanides. Sellest sõltuvalt tuletame ka vastava valemi. Nii, kõigepealt vaatame, kui keskrõrk, me võime seda tähistada siis seda sektorit ja keskrõrka on antud kraadides alfa. Kogu ringi pindala on meil leitav valemiga pi korda raadiuse ruut. Teame, et täispööre on 360 kraadi. Järelikult, kui me tahame leida ühele kraadile vastava keskrõrga korral selle sektori pindala, siis me peame jagama kogu pindala 360. Ehk sellisel juhul pindala on arvutatav valemiga. Nii loomulikult, kui keskrõrk on alfa, siis selleks, et sellisel juhul leida selle sektori pindala, peame me korrutama selle veel alfaga. Järelikult kogu sektori pindala on leitav valemiga nii, teine variant, kus keskrõrk on antud radiaanides. Võttes keskrõrga AOB X radiaani, saame sama põhimõttel leida selle sektori pindala. Võttes sektori kõigepealt ringi pindalaks pi r ruut, saame me leida ühele radiaanile vastava sektori pindala. Selleks me teame ju, et täispööre on 2 pi radiaani, järelikult ühe radiaanilise keskrõrga korral on see pindala pi r ruut jagatud 2 piiga. Ehk saame siin taandades tulemuse raadiuse ruut jagatud 2. Kui keskrõrk on aga X radiaani, siis loomulikult selle leidmiseks, kui on meil see keskrõrk X radiaani, peame me selle X-iga korrutama. Järelikult sektori pindala on võrdne X korda R ruut jagatud 2. Mis on siis valem sellisel juhtumil, kui keskrõrk on X radiaani? Nii, nüüd on meil võimalik tuletada veel üks pindala leidmise valem, kui me arvestame kaarepikkuse valemit X korda raadius. Keskrõrk radiaanides korda raadius. Kui me siit avaldame keskrõrga X, mis on siis R jagatud, kaarepikkus jagatud raadiusega ja asendame sellesse valemisse, siis me saame sektori pindalaks ja taandades siin saame siis R korda R jagatud 2 ehk kaarepikkus korda raadius jagatud 2. See võimaldab meil selle sektori pindala leida ka sellel juhtumil, kui me seda keskrõrka ei teagi.
Toome siin ühe näite. Ja olgu meil antud, et sektori pindala on 20 ruutsentimeetrit ning kesknurk X on 2 radiaani. Ja me tahame leida selle ringjoone raadust. Võttes vastava valemi, mis meil siit oli avaldatud, sest võrdub kirjutame selle veel korra välja. Teeme siin nii, et me seekord avaldame siit raadiuse sellest valemist. Selleks me peame korrutama võrrandit 2-ga ja jagama X-iga. Ehk teiste sõnadega raadiuse ruut tuleb kõigepealt 2S-i jagatud X-iga ning siit saab võtta ruutjuurde ja saame raadiuse avalduseks 2S-i jagatud X-iga ja ruutjuursest. Ja nüüd on väga lihtne panna saadud asemele. Raadius on võrdne siis ruutjuur 2 korda 20 jagatud 2. Saame ruutjuur 20-st. Siit võib ka välja võtta, arvestades, et 20 on 4 korda 5. Saame 2 korda ruutjuur 5 sentimeetrit. Ja sellega on siis võrdne selle ringi raadius, mille kohta oli algandmed sellised.